ja päris hea pidu on ju. Ma loodan, et ma olen ka kutsutud nagu. Tšau ja ilusad esmaspäeva teile! Käes on detsember ja nagu lubatud sai, siis see kuu tulevad kõik esmaspäevased videod kollabid. Ja täna on siis minu esimeseks külaliseks Kairi! Meie hakkame mängima nüüd sellist mängu, mida ma nägin, et tegi Zoe eelmisel aastal enda siis kanalil. Me kujutame ette, et on jõulupidu, kus on osalisteks ainult Eesti YouTuberid ja... Päris hea pidu on ju. Ma loodan, et ma olen ka kutsutud nagu. Ja meil on siis 15 nii-öelda väidet, et millised inimesed seal peol on, et kes millega hakkama saavad, kes mida korraldab ühesõnaga. Ja me üritame siis paika panna, et kes me arvame, et millise siis väitega kokku läheb. Let's do this! Esimene väide. Kes oleks meie arvast kõige varem jõuluvana? Seda peaks mees olema ilmselgelt. Ilmselgelt peaks mees olema. Palju meil mehi on, mehi on nagu... Poisse on palju. Poisse on palju. Ma tahaks öelda, et nagu Marti, sest et ta on siuke nagu isa figuur on ju. Aga samas tahaks öelda, et nagu Sniff, sest et ta on lihtsalt nagu siuke korralik näitaja nagu. Aga ma arvan, et nõus, et Sniff tegelikult. Ma arvan, et ta mängis selle välja hästi. Jaa, nii et paneme jõuluvana oleks meil Sniff. Kes vastutaks jõululaua eest? Kui sa oleks läinud dekoratsioonid värgid särgid, siis mõtlesin, et sina nagu laud poist on ju. Jaa, aga kui sa olid siis tooma? Kindel ka õudselt on jah, Maarit toomad oleksid hakata. Kes vastutaks jõulusöögi eest siis? Mirjam! Siin kusjuures oleks väga palju variante, sest et kui ma tahaks kellegi toitu süüa, siis see oleks nagu for sure. Mirjam, nagu reaalselt vaatad, mida ta külmkapis tuleb kokku teha ja siis mõtled nagu Mirjam, me ootame jõululauda, aitäh! Kes tooks parima magustoidu? Ma ütleks sinna, Miu palun tee kogu toitu. Ärme hakka hästi keeruliseks ajama, on ju. Miks peaks keegi magustoidu eraldi tooma, kui me teame kõik, et sina saaksid sellega teadselt hakkama? Kes vastutaks jõulumuusika eest? Kes oleks seal peol meie DJ? Kappa baby! Jaa! See on päris hea, jaa. Ma arvan, et sealt oleks päris head missi. Kes oleks siis see inimene, kes lõikaks meie jõuluprae ametlikult ilusti uhkelt lahti? Nagu peremees. Jaa. Marti. Jaa. Siin vist pole ka nagu teist varianti. Ta on ikka pereisana. Jaa. Rockstaris pereisaks. YouTuberite pereisa. Kes teeks kõige hullemaid jõulunalju? Nagu halbu, nagu selles mõttes kõige hullemaid või? No halbu või kohatuid või... Lapins. Lapins, ma oleks tahtnud öelda HD Tanel. No, teeme siis... Okei, teeme mõlemad teemad. Me lihtsalt ütleme nagu ära, et nagu... Andke andeks, me lihtsalt... Kuvandi järgi oletame. Oletame nagu panna paika, et kes võiks mida teha. Kes kannaks kõige maitsetumat jõulukampsunit? Mina! Kui meil oleks nagu Eestis mingi valik, et ma saaks minna osta endale kampsuni, kus oleks nagu punane nagu nina ja siis oleks nagu kellad küljes, et ma saaks veel muusikat ka sellega mängida, siis ma tahaks seda saada. Kõige hullem on see, et ta isegi ei tee nalja. Nii päriselt ongi. Kes näeks kõige glämmim välja? Liisa Pärmu. Erinevalt minust siis. Jaa, ma ütleks ka Liisa. Lihtsalt Liisa on see juba nagu nii sisse kodeeritud. Ma ütlen, et sa on täpselt nagu 10 kleiti juba kapis olemas kingadega, mis nagu sobiksid, et minna jõutumeid ja asjale. Kes teeks kõige hullema jõulukingituse? Kõige hullema või? Ilmselt oleks see mõni poiss, kes peaks tegema kingituse tüdrukule. Nagu noh, et kui meil oleks mingid loosipakid asjad, on ja... Ma ei tea, miks ma tahaks kõige kork öelda. Kusjuures ma oleks ka tahtnud öelda teda. Ta muidu tundub siuke nagu ladies man, on ju. Aga ma kujutan ette, et see pressure on nagu nii suur. Et sellest ei tule nagu head asja. Ma arvan ka, et Gregor võib jänni jääda seekord nagu. See ükskord sa jääd jänni. Kes ehitaks kõige vingemaid lumememme? Kes on ehitaja tüüpi? Või noh, mingi tegi? Äkki Nele? Nele või? Ma arvan, et teeks võib-olla kõige ilusama lumememme. Aga kõige vingema, kõige ägedama, suure võimsa, nagu ma arvan, et YouTube'id pundi peale kokku teeksid selle ära. No seda küll. Täpselt nagu võtavad pundi ja teevad ära lihtsalt.
oletame siis, et meil toimub seal hästi palju mänge, on ju, siis kes oleks see inimene, kes võidaks kõik need mängud ära? Kõik mängud. No põhimõtteliselt kes nagu no vähemalt enamus, kes nagu skooriks selles, et nagu võidu peale väljas. Viki. Jaa. Viki paneks kinni nende sealt kõik. Ma arvan ka, et siuke väike perfektsionist nagu lööks lihtsalt välja. Ja nagu siuke see jalka see võidujanu ka. Peab ära, nagu meil ma arvan ka. Nagu võit või mitte midagi. Kes teeks seal peol siis kõige paremaid pilte? Mina tean sellele küsimusele vastust. Aga... Nii. See inimene arvas, et tema sinna peole ei tule, sest ta pole Eesti YouTuber. Ma võtaks oma teidina kaasa nagu. Ai, ma tulen see teidina kaasa. Ja siis teeks Kairi teeks meist kõige paremaid pilte. Kes kõige suurema tõenäosusega ajaks kuuse ümber? Ma tean. Ma kuulen. See tüüp teeb nii. Skirt! Carlos! Ja siis läheb kuusk ümber. Ma korraks mõtlesin ka, aga Carlos ei tundu nagu siuke plähmerda. Ei ole hea, ma lihtsalt mõtlengi selle peale, et ta teeb nagu nii. Ja siis see on nagu kuusk on täpselt siin samas ja siis nagu... Võiks nad seda oma averboardidega ringi ja lihtsalt koperdavad. Kes jääks kõige esimesena magama? Kes ei püsi kaua üleval nagu? Ma ütleksin nagu lihtsalt puhtalt sellepärast, et Marti peab nagu detsembrikuu jooksul tegema 48 videot ja tööl käima. Et ma arvan, et lihtsalt jääks nii unine, sest 24. on nagu kõik nagu läbi ja tehtud, et lihtsalt jääks peal magama nagu. Ja täpselt, et siis on nagu see pingelangus ja nüüd on kõik, nüüd on tehtud, nüüd on pidu, nüüd võib magada. Kes jääks viimasena tantsuplatsile? Mina ütleks Anita Sibul. Ma olen ta klubis näinud. Okei. Nagu mina läksin ammu koju ära juba. Mina ütlen ainult selle põhjal, et kuidas on nagu näha, et Maria on nagu nii kaua üleval alati vaata, et oma asju nagu ära teha, et siis ma nagu näen, et tema nagu jaksaks olla. Kas ta on üks tantsijad tüüp? Seda ma ei tea, ma lihtsalt mõtlen nagu, sa ei pea seal tantsupatsile tantsima, sa võiks üleval ka olla nagu. Vaatad, kõik magavad. Nele peaks tantsima, ma arvan. Issand, kuule meil, ma arvan, et ühte... Nele, Maria ja Anita jäävad sinna kolmekesi lihtsalt. Meil on nagu tugevad tüdrukud siin YouTube'is. Püsivad üleval. Aga selline sai siis meie YouTuberite pidu. Ma usun, et see oleks väga tore pidu. Jaa, olen ka nõus. Kui sina tahaksid ka tulla sellisele YouTuberite peole, siis pane sellele videole like ja vaatame, kui palju teist tahaksid sellisest peost osa saada. Äkki teeb ära isegi? Jah, ja siis kutsume teid äkki peale kohale. Näed, jumala hea plaan kusjuures. Aitäh teile, et te seda videot vaatasite ja näeme siis juba jälle järgmisel esmaspäeval järgmises kollabis, aga vahepeal ka nendes mitmetes huvitavates Vlogmassi vlogides. Seega vahepeal tuleb vajutada seda punast nuppu, kui te ei ole veel vajutanud. Ja kui te seda veel teinud ei ole mingil imelikul kummalisel põhjusel, siis leiate selle sealt alt. Kairi meil teeb ka Vlogmassi ja tal on väga head videod. Nii et igatahes leiate te Kairi kanali infonuppu alt, on ju. Et minge kindlasti vaadake teda, ta teeb küll videosid inglise keeles, aga need on nii head, et nagu te lihtsalt peate neid nägema. Peaksid sa mingi oma müügiagendid või kelleltki paamikavali. Vahva. Lisaks lubasin ma ju iga esmaspäevases videos loosida välja kingituse kõigi vahel, kes on siis eelmisel nädalal minu Vlogmassi videosid kommenteerinud. Ja selle võite nimi ilmub ekraanile nüüd. Palju õnne! Ja näeme siis varsti jälle, nii et olge tublid ja tšau! Mina siin kurb olema, et ma olen vallaline. Raske on see elu, ma ütlen. Ma arvan, mina oleks... Kui kellelgi on teiti Kairiga, siis... Kõik noormehed vanuses 25+ on oodatud. Oodad, 23? 23+ on oodatud.